3 sigma ulatuses on vähemalt nagu mõlemalt poolt kinnitatud, siis tähendab, et see, vaata, come on, vaata, see keskmine, see on sul jumalast õige, sest et... Oi, tervist! Täna me hakkame uurima seda, kuidas... No vot siis, paistab, et meil on hoopis auto otsa sõitmas. Lähme uurime seda asja lähemalt. Autoõnnetuse algusest kuni seismajäämiseni on 3 ajaliselt järjestikust tegurit. Sündmus, inimfaktor ja autotehniline faktor. Kuna sündmust ja autotehnilist seisundit me enam muuta ei saa, siis ainus, mida me saame muuta, on see, kas ja kuidas autojuht olukorrale reageerib. Inimese reaktsiooniaeg initsialiseerub, kui valgusfootonid reflekteeruvad objektilt ning jõuavad läbi silmadema aju. Aju saab sellest signaalist aru ja hakkab mõtlema, mida ta seal tee peal näeb. Seal võib olla mis iganes, kuid ta saab aru, et midagi ohtlik on. See tähendab, et aju käivitab ohuolukorra. Ta saab aru, et midagi on tõesti jama. Autojuhi silmad tuvastasid mind ning Arnold Reinu ning tema aju tegi selgeks, et me pole mitte teele lennanud lumelärtsakad, vaid jalakäijad, kes on keset ülekäigurada seisma jäänud. Seejärel tegi tema aju otsuse, et oleks targem pidurdada, mistõttu saatis tema aju järjestikused signaalid tema paremasse jalga. Gaasipedaalit jalg üles, natuke vasakule ning tugeva vajutusega piduripedaalile. Aega võtab selline protsess... Umbes 1,5 sekundit. Keskelt läbi tõesti, ent reaktsiooni aega mõõtavad mitmed erinevad tegurid. Inimese refleksid on automaatsed. Need toimuvad paarisaja millisekundi jooksul. Enamasti. Sarnasel moel tõstame käe kuuma pliidi pealt või karjatame, kui endale noaga sisse lõikame. Need reaktsioonid on instinktiivsed, mis tähendab, et me ei pea mõtlema, kui neile reageerime. Autoroolis aga tähendab liigne mõtlemisaeg pöördumatuid tagajärgi. Seal tuleb olukorrale hetkeliselt reageerida. Reageerimist raskendavad sõidukiiruse kasv, halb ilm, pimedus ja ennekõike kõrvalised tegevused. Olgu selleks siis aktiivne vestlus kaaslasega, söömine või nutitelefonist sõnumite saatmine. Jaa. Aga kui väga meid kõrvalised tegevused mõjutavad? Teeme ühe lihtsa testi. Selleks on teil vaja pikka objekti, näiteks joonlauda. Laseme katseisikul asetada oma käe joonlaua alumise otsa juurde ning talle ootamatul hetkel laseme joonlaua lahti. Nii saame ka arvulise tulemuse, mille saame kirja panna. Teadus, see on see teadus, paneme kirja. Selleks katseks on teil vaja ka kindlasti teist osapoolt, kuna iseennast ära petta ei saa. Lisame nüüd aga katsesse ühe segava faktori. Laseme katseisikul lugeda arve 8 kaupa. 8, 16, 24... Joonlaud pole aga ehk kõige põnevam katseobjekt. Seega asendame joonlaua millegi elulisemaga, näiteks antud juhul selle rahatähega. Aga anname ka katseisikule telefoni, millega ta peab saatma sõnumi, et on äsja kaotanud rahalise kihlveo. Kaotasin... Numbrid räägivad siin igastahes juba iseenda eest. Mida keerukamat lisaülesannet peame täitma, seda raskemaks muutub ka peamisele eesmärgile keskendumine. Seega pikeneb ka reageerimiseks kuluv aeg. Kui sõidad, siis sõida. Selle teadmisega läheme testrajale. Minu selja taga läbib parasjagu meie õppur testrada nii, et teda roolis ei segata. Ei midagi erilist, eks ole. Selleks, et asi huvitavamaks teha, juhendab teda Arnold Rein. Selle ringi ajal pead sa vastama ka minu küsimustele. Selge. Kui kiiresti tohib sõita asulas, kui märk näitab 100 kilomeetrit tunnis? Asulas sõid ikka 50-ga. Kui kiiresti tohib sõita üle ülekäiguraja? Oleneb, kas seal inimene peal või mitte. Kui kiiresti tohib sõita üle ülekäiguraja, kus inimene peal ei ole? Nagu normaalselt. Tavalise kiirusega. Aga jälgides, et kedagi ette ei tule. Mille järgi hinnatakse pikivahet linnas? Ma ei tea. Kiiruse, nähtavuse ja liiklusalude üldise. Selle ringi ajal tuleb sul hakata oma nutitelefoniga minu dikteeritud sõnumeid edastama. Oled valmis? Jah. Väga hea.
kui sa helkurita kõnnid, varsti valust haiglas jonnid. Kõnnid. Kui sa helkurita kõnnid, varsti valust haiglas jonnid. Sõitsid just 4 kastile järjest otsa. Võta vaata ikka teed ka, palun. Jah, ma pole mitte midagi tähele. Kui sa helkurita kõnnid, varsti. Ja järjest sõidad kastidele otsa. Varsti valust. Haiglas jonnid. Täitsa lõpp. Ma ei mitte midagi lihtsalt. See läks küll tihta. Tehtud. Põmm, saadetud. Tegeledes sõitmise ja lisategevustega peab aju ennast avarii olukorras esmalt nutimaailmast välja tõmbama ning seejärel reaalsesse maailma ümber lülitama. Lõpetuseks on meil sulle vaid üks väike katse. Kui ma ütlen, pigista oma silmad kõvasti kinni ja loe mõttes 3. Oled valmis? Tee seda nüüd.